Ühesõnaga, selle jaoks, et närvi natukene rahustada, ma avan pudeli. Tore. Aitäh Sa sulle. võid midagi öelda, kuidas su päev läinud on täna? Täna on laupäev. Täna on laupäev ega nädala sees, selles mõttes me muidu siin ei jooks. Jah, aga kuna täna on laupäev, siis me ei tea veel, mis peale tööd õhtu toob, seda ei ole kindel veel. Mu päev oli tavaline laupäev, ehk siis ma tegin tööd ja olin kodus ja siis käisin meigis. Ja siis mul oli hädasti vaja kaubamajast osta üks tegelikult 2 Tom Fordi meigi asja. Ja siis sai see sügelus sai ka sügatud, et pole ammu ostnud midagi. Et nüüd ma tunnen ennast nagu ühesõnaga hästi. Ma näen hea välja, rahakotist läks raha vähemaks. Sa oled nagu rahul? Ma olen rahul tänase päevaga. Tere, armas kuulaja! Mina olen Anette Pedaru ja täna minuga siin on mu kallis sõbranna Laura Valk. Mega suur au, esiteks, et sa siin oled. Et sa tulid nii vara minu podcasti, sest see on ikkagi väga algusjärgus veel. Ja kust alustada podcastist, kui mitte Laura Valgust? Seksikas, ilus, sõbranna, kõik ühes, võib-olla isegi podcasti saadab edu, kui sa siia tuled. Nii et tere tulemast, hakkame pihta. Hakkame pihta. Me tutvusime sinuga ülijuhuslikult. Peol, nagu näha on. Meile meeldib vahepeal käia väljas ja me täiesti juhuslikult tutvusime, sest meil on üks ühine tuttav. Ja. Sinul rohkem sõbranna, minul rohkem tuttav ja millegi pärast me tahtsime kokku saada. Meil oli nagu tung suhelda. Arusaamatu tung oli niimoodi täiesti. Ma ei tea, miks see midagi seal keris ja siis ei läinud nagu väga hoogu. Ja ma mäletan, et see hakkas pihta või läks intensiivsemaks, kui sa käisid ühel Pilatese ja seal brunchi evendil Vatikanis. Sa tulid ja ma mäletan nii hästi, kuidas sa istusid seal lauas. Meil oli juba trenn tehtud, midagi seal mullitasime ja sõime ja siis Laura ütleb niimoodi, et no tegelikult see trenn nagu ei ole väga minu teema. Ja ma tulin sinu pärast. Ja, sa tulid minu pärast, tahtsid nagu suhelda. Aga mis on juhtunud sinuga? Sest et tegelikult praegune reaalsus, sa oled iga päev siin trennis siis, Formastuudios. Ja ma sellel nädalal tegin 5 trenni, aga siis ma käisin nagu vähe. 5 on vähe sinu mõttes. Ma täna ei viitsin nagu tulla. Mingitel nädalat on ikkagi 8 trenni olnud. Aga mis siis juhtus, et mis siis sai sellest, et nagu trenni ei olnud sinu teema? No. Kas sa käid ikka minu pärast? Või sulle veits meeldib trenn ka? Mida ma ütlesin seal Pilates ja brunchi üritusel ka, oli see, et ma olin käinud mingi body balance ja mingi Pilates-ish mingites trennides. Ja see oli nii igav alati olnud nagu mingites suurtes klubides ja nii edasi. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, ma ei saa päris täpselt nagu aru, mis selle asja mõte on. Et nagu, ühesõnaga, see kogu asi nagu jättis mind veits külmaks. Ja ma mõtlesin päriselt, et Pilates kui selline, ongi selliste nagu pikkade ja saledate naiste trenn ja see ei ole lihtsalt mulle. Ma leppisin selle asjaoluga. Ja ma tulingi sinna brunchile sellepärast, et ma ei tea, ma tundsin, ma tahan nagu toetada seda asja, mis sa teed. Ja võtsin ju Lotta ka kaasa, ühe enda teise sõbranna. Ja seal oli nii lõbus, Saate aru, me tegime Pilatest ja me kuulasime bussiga, et Tolsi samal ajal. See oli esimest korda su elus, jah? Seda MyFitnessis ei tehtud, jah? Ei, seal ei tehtud seda. Ja seal oli nagu siuke vibe ja see oli raske selles mõttes, et siis ma sain esimest korda, nagu kuigi see oli väga suur üritus ja seal, ikkagi need väiksed tunnid siin on nagu spetsiifilisemad, on ja. Aga ma sain seal nagu esimest korda elus aru, miks üldse keegi peaks tegelema sellise asjaga. Ja mul hakkas see nii meeldima ja just nagu selle vibe'i pärast ja tänaseks päevaks me sinuga ju käime nagu spordilaagrites igal pool välismaal, kahekesi reisil siis ja me käime seal ka Pilatese trennides.
ja viimase, ma ei saa jätta mainimata, viimane reis oli selline, et ma ei olnud isegi jõudnud mõelda sellele, et me lähme trenni. Laura kirjutab mulle mingi sõnumi, et ma ruttu kirjutan nendele, et me saaks personaaltunni ajal. Ma olin nagu mingi Ritz Carltonis oli siis personaalpilates ka saadaval. Jah, et meil on tegemist siin ikkagi väga suure huvilisega. No mida me ikka passime seal reisil niisama. Aga ühesõnaga, et me oleme tänaseks päevaks nagu käinud väga paljudes erinevates riikides pilatest tegemas, harrastamas ja seda vaibi no ei ole lihtsalt mitte kuskil mujal peale nagu Formastuudio. Et see on see aus põhjus, et mulle nii väga meeldib ja ikkagi kui keha on nüüd hakanud nagu, ma mäletan, ma olin 6 aega käinud niimoodi väga intensiivselt, augustis te tegite selle lahti ja siis näed nagu seda esimest tulemust ja siis tekkis lootus, et no ma ei saa öelda päriselt, ma hakkan välja nägema kunagi selline nagu sina, aga parem siis ühesõnaga kui siiamaani. No sa näed ikka päris hea välja, noh. No, sa nägid enne, aga noh. No nüüd on ikkagi nagu kõht ja nagu see on ilus, kui naise keha on nagu veits toonuses, vaata. Et ma olen ikka siuke nagu softikas, et kui sa mind katsud, et siis mul nagu on mida katsuda ja mulle meeldib see. Aga jah, et siis kui ma hakkasin tulemust nägema, ma ei tea üldse nagu, noh, mul on 2 last ja mul on tänaseks päevaks mitu erinevat ettevõtet. Ma ei tea, mida inimesed nagu õhtuti teevad. Et selles mõttes nagu ma käin päeval trennis, siis ma tihti käin õhtuti trennis, ma tahaks pühapäeval trennis käia, aga te ei tee lihtsalt neid trenne nädalavahetusel. Ära muretse, uuel aastal ja uuest hooajast mul on ka pühapäeva õhtul kinnitatud. Väga hea trenn, see peaks trenn olema nagu. Et kui mul on valida, kas ma passin niisama diivanil või söön kuskil jälle midagi, või siis ma käin siin, siis ma käin iga kell siin. Ja pluss tänaseks päevaks pool mu nagu tutvusringkonda käib ka kõik siin, nii et see ongi juba siuke nagu social event ka. Et sa saad suhelda sõbrannadega kogu aeg. No kõik on sõbrannad siin, ja. Nii et see on nagu väga suur boonus, et siin käivad normaalsed inimesed. See on super kompliment muidugi, et siin käivad normaalsed inimesed. Tead, mis on väga huvitav point? Vaata, kui sa käid trennis, sa postitad, sa oled aktiivne postitaja, see on kõik väga tore, sa toetad meie asja, mul on super hea meel selle üle, aga mõtle, mis su jälgijad mõtlevad. Sa ütled küll, et sa teed tööd, et sul on lapsed. Ei, nad ei mõtle sellest asjast midagi. Nagu selles mõttes, et see tundub väga kahtlane, kui sa oled ikkagi lõunal kell 12 trennis ja sa oled kell 6 jälle, siis nagu kui palju sa siis jõuad seal vahel teha ikkagi, ma ei saa aru. Sa ikkagi teed siis tööd? No minu tööpäev kestab kella 12 õhtul, selles mõttes, et mul on nagu, ma käin mitmes vahetuses tööl. Mul on nagu minu see päevakava, keegi just ütles, et kui see Go3 teeks nagu 1 nädal Laura Valguga, vaata, et siis see oleks nagu väga rets. See oleks väga rets. Vaata, kuule, inimesed ei kujuta seda ette. See oleks tegelikult super asi, mida teha, sellepärast, et Formastuudio lõikaks sellest väga suurt kasu. Ja siis ma olen kogu aeg siin. Ja kaameratega. Aga selles mõttes ma teen hästi palju tööd, ma teen kõvasti vähem tööd, kui ma tegin, ma ei tea, 2 aastat tagasi ja ma olen selle üle hästi rahul, see on olnud üks mu eesmärkidest praegu. Aga noh, see ongi see, et inimesed nagu näevad seda, mida postitad ja ega siin ju ka on igast lugusid olnud, mis tulevad välja kuskilt, et Laura ju tööl ei käi, ta ei tee midagi, ta istub ainult kodus diivani peal ja nõuab meestel briljante. Noh, nagu nõuan, jah. Mitu briljanti sa oled viimase selle aasta jooksul saanud? No ma ikkagi olen nagu saanud neid asju, aga selles mõttes, et ma ikkagi panustan ka palju ja ega minu sissetulek sellest briljantidest nagu ei sõltu, et see on kõik boonus. Mina võtan vastu. Ja tegelikult trennis käimine teeb selle tõenäolisemaks. Suuremaks. Kuulge, minu nagu see, attitude, ütleme siis niimoodi, et nagu kui sa näed hea välja, siis sa lihtsalt saad endale rohkem lubada siin elus. Nii sõnu kui tegusid ja nagu et siin peab vaatama, et kui me siin 2 pumpame üksteist, vaata, see on õige. Sa oled nii äge, ütle veel. Pane veel kõvemini järgmine kord. Et siis me peame vaatama, et me nagu liiale ei lähe. Aga samas, kui ikkagi kõhulihas on hea, et siis me tegelikult saame lubada seda ausust ja otsekohesust.
Kas sa tunned, et noh, kui me võtame näiteks sina kui ettevõtja kontekstis, et no okei, minu jaoks on trenn nii ettevõtlus kui ma ei tea, elu kui hobi nagu kõik ühes on ja aga selles suhtes, et ettevõtja perspektiivist nagu see ei ole see, et ma teen trenni kogu aeg, mul on nii palju muid tegevusi on ju. Mina näiteks tunnen, et kui ma hoian seda trenni rutiini, mu reaalselt pea töötab nagu nii palju paremini, on ju, et ma olengi produktiivsem reaalselt, kui ma nagu tegelen mingite asjadega, kui mul on vaja mõelda, ideid on ju genereerida. Sul on sama, on ju? Mul on niimoodi, et trenn annab mulle väga palju dopamiini, serotoniini, no see annab kõigile, aga selles mõttes, et ma tunnen, et mul igapäevaelus on kerge siuke dopamiini defitsiit, noh sellepärast ma olen ka see shopahoolik ja nagu, noh ma ei tea, tahaks sulle palju põnevust enda ellu ja paratamatult siin, noh ma ei tea, talvisel perioodil, no mis põnevust mul siin saada on. Et mina saan sealt seda head tunnet ja ma tunnen, et see tasakaalustab reaalselt mingid asjad mu ajus ära. Et kui mul seda rutiini pole, siis ma jaksan palju vähem teha ja mis on võib-olla huvitav, noh jõusaalis ma olen käinud nagu juba teismelisena käisin on ju ja ma olen tantsija ju kunagi olnud ka. Aga jõusaali treeninguga on näiteks see või siis body pump'ide või mingite asjadega, et sa käid seal, siis sa tõmbad seda kangi ja nagu tõmbad ennast nii ribadeks, et sa peale seda, sa ei tee mitte midagi peale seda ja siis sa lähed ja sööd nagu topeltportsu toitu. Ehk siis ja sa oled nagu, noh ongi, et sa tõmbad ennast nagu nii viimase vindini, et siis sa lähed koju, oled nagu see mingi juurvili seal diivani peal, vahid telekat ja see on minu reaalsus olnud. Ja mitte midagi teha ei jaksa. Versus siis tegelikult pilates ja samamoodi barree. Miks mulle meeldib, et need raskused on meil siin 0,5, on ju, mitte mingi 5 kilo. Ma kunagi käisin body pump'is, siis oli ikka panid neid kange mingi 10-20 kilo nagu, mille jaoks. Et see annab mulle energiat juurde ja kui ma ei ole see päev trenni teinud, näiteks täna hommikul ma ei viitsinud tulla, siis nagu siis ma pean palju rohkem pingutama, et ennast nagu kokku võtta, et mingid asjad ära teha. Käima saada. Jah, aga mul ikkagi nagu veri väga käib kogu aeg, et see pilates hoiab mul nagu asjad kehas nagu käimas, siis ütleme niimoodi. Mul on täpselt sama nagu kogemus, sest et mina ikkagi olin vanasti nagu jõusaali hunt. Nii uskumatu, kui see ei ole. Ja üks aspekt oli sellest, et sa lähed koju ja siis sa oled nagu mingi ainuke mõte sellest, et palun, ma tahan mingisugust nagu tortillat süüa, palun tooge mul krõpsu on ju, noh, sest et sa oled nagu nii ära rühkinud ennast sealt. Ja teine aspekt sellest oli see, et isegi kui ma tegelikult väliselt nägin välja nagu suht sarnane, võib-olla tead midagi, seal oli natuke õlad laiemad on ju, aga ma nägin suht sarnane välja, siis mu enesetunne, ma tundsin ennast nagu kummut reaalselt, nagu kapp. No ma ei oska seda paremini või nagu puutükk on, et ma ei tundnud ennast üldse nagu kuidagi liikuvana, naiselikuna, tähendab, ma ei olnudki liikuv, ja tähendab, ma ei olnudki liikuv, et ma ei ole kogu aeg spagaati teinud, eks ju, ma olin ikka täielik jurakas selles mõttes. No, välja nägin samasugune, jah, aga tunne oli täiesti teine nagu, et ma arvan, et see on ülioluline, et sa teed palju trenni ja sa oled aktiivne, aga sa tunned ennast ikkagi nagu naiselikuna. Kergena ja see nagu kangi tõstmine tõstab testosterooni kehas täiega, aga no minu arust nüüd igast naiselikkuse koolitajad ja kõik, keda ma sotsiaalmeedias jälgin, kõik ütlevad, et pilates ja sellised tantsimine, sellised nagu pehmed treeningud on tegelikult naise kehale palju paremad, sest noh, päevade ajal näiteks ma käin siin pilateses, aga jõusaali ma lihtsalt nagu never ei suutnud minna, sest see oli too much mu jaoks. Just, täpselt sama. Ja siis teine, lisaks sellele, sul on ettevõtted, sul on 2 last. Ja mul on nii palju naiskliente, kellel on ka lapsed ja minul ei ole lapsi, nii et mina ei ole õige inimene, kes siin nagu hinnanguid andma või rääkima sel teemal, aga sa ikka jõuad trenni. Ikka sa jõuad, et ma ei ole väga harva, kui on mingi vabandus, et ma ei saa tulla, et mul on lapsed on ja, et kui vaja, siis nagu nad tulevad ka trenni.
no jah, mitte propageerida seda, et tooge oma lapsed siia tugitooli peale, sest need tugitoolid on ikkagi minu laste tugitoolid, on ju. sul on hakkab konkurentsi tekkima, neid hakkab kõik vaatad, okei, Eile Laura oli- toob oma jah. lapsi, et nagu varsti hakkab neid siia juurde tulema. Eile oli mu õde siin. Aga see on minu jaoks on alati olnud nagu sihuke mindset'i küsimus. Ma olen hästi lahendustele orienteeritud. See tänapäeva ühiskonnas see on nagu, ma mõtlen nüüd, kuidas seda sõnastada niimoodi, et ma ei kõlaks nagu halb ema. Aga ma ei ole kunagi olnud selline nagu kodukana ja sihuke mamma tüüpi nagu, et ma kasvasin, just tulin siia, mõtlesin selle peale, et ma kasvasin tegelikult nagu ema ja üleüldsegi naiste seltskonnas, mu vanaema iga päev värvib punase huulepulgaga huuli nagu. Ja et minu jaoks on olnud normaalne see, et naine on hoolitsetud. Okei, see trenni aspekt on nagu niikuinii selleks, aga et ma pean iseenda seda nagu lille esimesena kastma. Ja ühe lapsega võib-olla saab veel niimoodi ka, et ei tee seda, aga 2 last või ma ei tea, rohkem lapsi on reaalselt see, et kui ma ei ole enda eest hoolitsenud, ma ei ole hea ema sellel päeval neile, sellepärast et nad ajavad meid lihtsalt närvi. See on sama nagu partner suhtes ajab sind lihtsalt närvi, kui sul on enda tass täitmata. Et siis on see, et mida sa tuled mu käest veel küsima midagi või? Et tahad siin seksi saada või? Mis asja, nagu ma pole puhkuselgi käinud ammu, on ju. Et lastega on täpselt sama, et kui ma olen endale eraldanud päevas selle aja, et ma käin trennis, siis ma olen parem ema tänu sellele ja ma olen parem sõbranna ka tänu sellele, sest mul ei ole nagu seda, mul ei ole kahju ennast jagada inimestele ja ma ei ole ka nagu kade teiste peale, et kui mõni näiteks sõbranna ütleb, et mul siin läheb tööl nii hästi, mul on nii palju raha, on ju. No siis muidu oleks see, et palju õnne sulle, vaata, et nagu tore, sul ei ole lapsi, näita, kuidas sa teeksid seda koos lastega. No siis tuleks sees mingi siuke reaktsioon. Aga kui ma tunnen, et ma olen ise ennast hoidnud tänasel päeval, siis ma ütlen, et good for you, Et minu jaoks alati nii paarisuhe kui suhe minu endaga tuleb alati enne mu lapsi, sest hierarhia lihtsalt elus on selline. Ja kui mina ei ole hea juht oma lastele, siis meie perekond, see sõidab kuristikust alla, et ma ikkagi pean nagu aru saama, mida ma teen. Minu lapsed ikkagi ju toetuvad mulle, ma ei saa öelda, et teie olete nüüd A ja O, kõige olulisem asi siin maailmas ja mina juhindun teist. Mis asjad, 3-aastased, neil on täna puhub tuul ühelt poolt, homme puhub teiselt poolt ja et ikkagi mina emana pean nagu ohjad enda kätte haarama. Muidugi pluss number 2 väga oluline asi, mis on minu kui treeneri perspektiivist. Mina kasvasin trennisaalides. Ema on mul niikuinii olnud eluaegne spordiinimene. Mu isa on eluaegne kossumees. Ma olin 4-aastasena seal aeroobika tagareas nagu keskealiste naistega koos. Mul oli roosa maika, kus keskel oli nagu karumõmm. Ja nagu siin ma olen ja ma sain nii varakult sellest aru, et see on nagu nii normaalne osa sellest. Ja eriti kui üks on sul tütar, siis see, et sa nagu emaga koos, sest mingi hetkel praegu ta on sul mingi 3,5 on ju, aga mõne aasta pärast sa saate ka koos tulla trenni. On, et see on normaalne, et ma tulen oma tütrega koos, et ta saab asjast vaata aru. No ta saab aru, kuidas naiste maailm käib, sest minu arust Eesti ühiskond on hästi selline, et me üritame neid lapsi nagu panna vati sisse on ju, ja et nagu jumala eest kaitsta neid kõige eest. Tegelikult nagu mis on mille üle ma võin enda laste puhul uhke olla, vähemalt siis, kui nad minuga koos on, ma ei tea, kuidas nad oma isaga koos käituvad. Minuga koos, kui lapsed tulevad siia, nad on distsiplineeritud, nad on viisakad, nad, ma ei tea, ei karga siin keset trenni ringi ja nad oskavad käituda täiskasvanute seltskonnas. Me ükskord reisil rääkisime sinuga sellest, et ma ei tea, ma istusin kõikidel saunaõhtutel seal täiskasvanutega koos ja ma oskan käituda tänu sellele, et ma näen seda, ma arvan, lastel on vaja seda kogemust, et täiskasvanud ei käi kikivarvukil nende ümber, vaid nad peavad saama siin selles olukorras praegu hakkama ja nad peavad siia sobituma. Aga meil oli siin ükskord paree ja ma oma poega nagu nii palju ei ole kaasa võtnud, aga Lorena on ikkagi käinud venitamas nagu kaasas, aga siis oligi, lapsed olid siin tugitooli peal ja siis vahepeal me teeme mingi teistpidi ka niimoodi, et Anette tuli siia täpselt Teo Ariani ette.
ja siis teeb neid pliee-kükke ja ma olin siinsamas, vaatan, kuidas Teo vaatab, kuidas Anette neid kükke teeb. Ja ta lihtsalt jäi vaatama ja vaatas ja vaatas. Ja siis ma sellel hetkel sain aru, et mu poeg võtab endale ilusa naise. Siit ei olnud enam tagasiteed. Nii et see mõjub nagu, poistele ka hästi, aga liiga palju ei tasu neid poisse siia tuua, muidu võib asi imelikuks minna. Muidu nad saad võib-olla jah, nagu liiga valesti aru. Jah, ma mäletan seda nagu, ta oli ikkagi päris andunud näoga, vaatas mind. Jah. Ja siis Lorena paneb kõrvalt, tädi Anette, mis sa teed? Ma olen mingi, et meil on siin tund pooleli praegult. Ja et mega äge, sest ma olen nagu üliinspireeritud. Minul pole lapsi, aga ühe võiks äkki kunagi teha. Ja see on täpselt niimoodi, kuidas ma tahaks nagu oma eluga elada, vaata. Ja laps on lihtsalt üks osa sellest. Jah. Selge. Nüüd põhiteema juurde. See oli nagu sissejuhatus praegu. Okay. Nüüd me nagu rääkisime, et miks sa siia podcasti sobitud on. Et nüüd räägime siis sellest sinu valdkonnast ka vahepeal. No räägime. Ma mõtlen, et sinu valdkond on ju rohkem seotud nagu suhted, värgid, särgid, aga seksuaalsusega. Yeah. Ja tegelikult küsimus sulle, kas sina arvad, üldse trenni tegemine, võime konkreetselt võtta pilates ka, et kas see teeb seksuaalelu paremaks, kas see on sinu seksuaalelu teinud paremaks, puhtalt sinu nagu kontekstis, sinu võib-olla töö ja asjade kontekstis, kas see teeb suhed paremaks? Kas me saame seda Magic Ringi näidata või? Saame küll, jah. Näitame seda. Ma võin nii kaua rääkida. Minu siis seksuaalsuse programmis naised teevad vaagnapõhjalihaste ja tupelihaste harjutusi ja nad teevad seda siis jonimunaga. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui ma hakkasin, mitte ükski teine trenn ei ole siiamaani seda sama asja teinud ja isegi mitte nagu joogas sellises mastaabis. Aga kui ma hakkasin siin pilateses käima, siis ma olen selles mõttes nagu laisk inimene, et ma tahaks optimeerida nagu neid tegevusi, mida ma teen, et ma ei peaks liiga palju erinevaid asju tegema. Ja ma ei ole nagu suur see munapraktika tegija. Mul on orgasmidega on kõik hästi, tupp on tundlik, töötab, ma olen rahul, et nagu siis ma ei viitsi neid praktikaid kogu aeg teha. Ühesõnaga, siis meil on selline, mida nimetatakse Magic Ringiks pilateses ja see käib siia jalgade vahele ja siis me teeme igast harjutusi nagu, mis pumpa palliga teeme ka. Ja palliga tegelikult täpselt samad asjad. Et vahepeal, kui me õhtuti magame, siis mul on sinu ema hääl on peas. Pumpa palli. See näitab seda, kui palju ma siin trennis käin. Aga selle rõngaga, see on igal pool maailmas teada-tuntud tõde, et kui sa sellega neid harjutusi teed siin pilateses, siis tegelikult sa pead ju aktiveerima enda selle jõujaama, enda kere, enda vaagnapõhjalihased ja mina aktiveerin enda tupelihased ikkagi ka. Ja siis ma ühel hetkel avastasin, et kuidas seda nüüd viisakalt öelda, et mul on tuppe nagu niiskusega on nagu kõik väga palju paremaks läinud. Ongi nii, jah? Jaa. Et selles mõttes... Ma ei tea, kas sa oled seda mulle öelnud, aga rõõm on seda kuulda. Ma vist olen sulle seda maininud. Võib-olla sa oled seda maininud, jah. Et ikkagi 3 nädalat kuus ma olen nagu täitsa teemas. Et selles mõttes see, et ma aktiveerin siin trennis neid vaagnapõhja ja tupelihased ja üldse kogu see seljatreenimine, kerelihased, kõht, see annab väga metsikult palju seksuaalsusele juurde. Ja ainevahetus toimib ülihästi. Ehk siis jah, mul nagu see valdkond on läinud palju paremaks ja see on tegelikult nii äge, sellepärast, et ma leidsin enda jaoks nagu ma saan trenni tehtud ja siis ma saan nii-öelda oma need munapraktikad ka tehtud, ehk siis tegelikult seksuaaltervisele see minu puhul aitab väga hästi kaasa ja sinu ema ka ütles seda sama, kui ma temaga rääkisin sellest, et see on ikkagi see on äge instrument, see aitab teid. Jah. Ja pall on ka täpselt sama hea, aga võib-olla kui ma ütlen nagu enda tööst lähtuvalt, siis
ega täpselt neid sarnaseid ja samu harjutusi naised, kes on sünnitanud või kellel on nagu tõesti probleem mingisuguse lihastundlikkusega, sest ega sarnaseid harjutusi annavad teile kõik seal kõhukabinettides, füsioterapeudid, tegelikult nad teevad sarnaseid harjutusi, nagu me teeme Pilateses. Väga sarnaseid tegelikult ja kuna ma olen väga paljude naistega, ema mul samamoodi väga paljude naistega tööd teinud, siis tegelikult ma ei saaks öelda, et see on väga harukordne juhtum, aga on neid juhtumeid päris palju, kus me siis hakkame tööle kliendiga ja väga lihtne tõsta ülakeha on ja siis, kui me nüüd hakkame erakliendiga spetsiifiliselt rääkima, on just mis see jõujaam on ja kuidas seal neid roidid alla suruda, siis tegelikult tuleb välja, et ta ei oskagi aktiveerida oma lihaseid. Ja tupelihaseid ka. Ja see on täpselt sama, et kui sa ei tunne kerelihaseid, siis ega sa ei oska neid vaagnapõhjalihaseid seal ammugi mitte aktiveerida ja siis vaikselt hakkad nagu seal lõpetama. Mul on programmis täpselt sama, et kui me hakkame neid munapraktikaid tegema, siis ikkagi on vaja rääkida läbi sellesse, kuidas sa saad aru, et sa pingutad õigeid lihaseid. Kusjuures Pilatesega, ma olen, mul on kaksikud, kuigi ma olen 26, et siis ikkagi peale sünnitust on olnud minu jaoks teema see, et kuidas nagu selle lekkimisega on, et a la aevastad või ma ei tea, ma ei ole batuudi peal hüppaja, aga kui ma hüppaksin batuudi peal, siis võivadki peale sünnitust tulla naistel, väga paljudel on see, et tulevadki tilgad püksi. On naisi, kellel ei ole isegi sünnitada selle jaoks vaja. Et see on täpselt seesama teema nagu, et peale rasedust igal juhul võiks neid lihaseid ju hoida nagu toonuses. Välja venivad muidu. Muidugi. Ja kui sul on hästi, sa tunned ennast hästi, siis ju läheb suhe ka paremaks. Pole ju võimalik, et ei lähe. Siin ongi nüüd see, et kust tuleb enesekindlus, nagu just mingil kursusel meil oli siin üks päev juttu sellest, et kuidas olla enesekindel. Mina tunnen, et ma olen enesekindel tänu sellele, et kui ma lähen hommikul peegli ette, siis ma vaatan endale uhkusega otsa ja ma tean, et mu tänane päev tuleb selline, et ma saan olla endale uhke ja ma olen teinud mingeid tegevusi, isegi ma ei taha ka iga päev siia trenni tulla, vahepeal ma olen ka väsinud või ma olen mingi haige või nii on ju, aga et ma teen neid distsiplineeritud tegevusi, mis ma tean, et muudavad mind iga päev natuke paremaks sellest, kes ma olin eile. Ja ega nagu siin ega need formatrennid nagu selles mõttes ei lähe ajas nagu kergemaks, et need mõtlevad kogu aeg uusi harjutusi juurde. Ma olen siin käinud, ma vist, ma ei tea, kas keegi käib minust veel rohkem, on ju, võib-olla käib, aga nagu mul on siin ka raske ja mul on ka lihased kogu aeg haiged, sest te mõtlete kogu aeg mingi uusi asju välja ja teie ka ju arenete, need lähevad kogu aeg raskemaks. Et siis vahepeal ongi siin trennis, oled nagu mingi miks me peame jälle seda asja tegema? Mul on samamoodi, sest me käime selles suhtes vahepeal koos ka mul ema trennis või kellegi teise trennis. Me pööritame silmi siin, me oleme nagu mingi, miks ta teeb seda meile? Mis jama on, et ma olen nagu 12 aastat Pilates teinud oma arust nagu spordiinimene. Ikka ohib ja puhib. Ja, et Tallinna nagu kõige ägedam Pilatese stuudio värgid ja sama raske kui Laur Hall, vaata. Ja ema ikka vaatab sult täpselt samamoodi, kui sa olid see 10-aastane seal mati peal on ju, nende keskealiste tädidega ikka vaatab samamoodi otsa, et pane sirgemaks jalga. Ja ta isegi ütleb mulle seda. Et vahepeal ongi nagu, ega siin trennis ka, aga ma tunnen, et see kasvatab mu seda karakterit. Et ma ei anna alla, ma vingun palju, ma olen siin kõige suurem vinguja trennides ka. Ja kõva häälega, nagu ma ei tee nalja, nagu ta lihtsalt keset trenni mingi hetk ta nagu ma ei taha. Või mingi, ma ei taha enam ja ta on esirehas iga kord, need kõik kuulevad selles suhtes. Keegi peab ikkagi nagu meelel on üleval. Jah, sest nemad mõtlevad seda, aga ma ütlen välja. Et kui ma lähen õhtul nagu magama, siis ma tunnen, et ma olen arenenud tänasel päeval. Ja siis on väga raske ebakindel olla. Mis sa tuled mulle ütlema? Sa tegid trenni täna või? Ei teinud või? Siis ole vait. Mida? Kui konkreetne sa saad olla?
et ühel ma esinesin kuskil ja siis ma esinesin keskkoolis sellel nädalal noortele ja siis seal küsiti, et kuidas et kui äkki online'is keegi nagu kommenteerib su kohta midagi, siis ma ütlesin, et tead, mul täiesti suva sellest. Mul on nagu enda elus nii palju tegemist, et ma pean nagu vaatama, et ma jõuaks nagu enda inimestele vastata. Et ma isegi, mul tänasel päeval nagu minu enda elu, milles Forma on väga suur osa täna ja kõik sõbrannad ja töö ja kõik see on nagu nii äge ja nii põnev. Et ma ei pane isegi tähele, kui must mingi artikkel kirjutatakse, sest see minu nagu päris elu on niivõrd palju kihvtim sellest. Absoluutselt ja see tegelikult ju, kui sa oled endaga siin peegelpildiga rahul, sul aina rohkem on sellest suva ka nagu. Et ega sa ikkagi tuled uksest sisse, siis kuna su rüht on läinud paremaks, siis on ikkagi õlad taga, rind kummi sees ja liug on kogu aeg natukene tõstatud, et see ikkagi paistab nagu välja. Et ikkagi lülisammas peab olema kaelaga joondatud, see on see teine lause, mis mul on kogu aeg. Kael Kael on lülisamba pikendus. Ja siis sa pead käima niimoodi. Sul on tegelikult väga palju olulisi asju sinna kursustele tegelikult materjalidesse panna. Jah. Et see enesekindlus ikkagi läheb siis paremaks. Muidugi läheb. Ja, sest see on ka see, et me saame elada oma elu niimoodi, et me nagu feigime ja siis on see, et see on päriselt hea. Ja tänasel päeval ma olen jõudnud oma elus kohta, kus ma tunnen, et mu elu on nagu päriselt äge. Et see Instagramis tundub muidugi eriti äge, aga et see on nagu päriselt ka hea. Ja... Kuule, me oleme siuke samas kohas, ma olen tunne. Ja. Mul on ka selline tunne. Ja kusjuures, mis on veel äge meil sinuga, ka mõtlesin täna siis selle peale, on see, et me oleme sinuga nagu inimestena tegelikult suht erinevad nagu mingite asjade koha pealt, et me oleme mingite asjade koha pealt, meil on suht hea polaarsus nagu ja me tänu sellele saame kasvada ja areneda. Aga mingite nagu meile meeldivad samad asjad ja nagu hullult lihtne on sinuga koos olla ja koos aega veeta, sest meil on nagu sama maitse asjade suhtes. Et jah, hästi lahe, me oleme nagu see tipp ja täpp. Täielik tipp ja täpp nagu ja tegelikult väga hiljuti leidnud tipp ja täpp. No, me kohtusime Eesti Vabariigi sünnipäeval. Jah. Ja. Kas see on nüüd märk sellest, et me peame järgmise sünnipäeva koos veetma? Neid märke ikka tuleb siin. No ikka, universum ikka kogu aeg näitab meile mingid märke, See võiks olla osa sellest. Kuskil välismaal soovituslikult või? Arvata võib kuskil Pilatese laagris. Mis sa arvad, kuna sa oled mu sõbranna ja sa oled väga ikkagi lähedal mulle, mis sa arvad, et kuhu Formastuudio edasi areneb? Täitsa huvitav küsimus, ma küsin sinu käest praegu, sa võid olla osa sellest. Kui suureks saame seda Pilatese kogukonda Eestis ajada, kas sellel on kasvamispotentsiaali veel? On see on sinu äriline nõuanne mulle nüüd. Ega ma muidu ei küsi ju nüüd siin, ma nagu sa oleksid võinud nagu mulle mõtlemise aja anda. Sul pole vaja, sul tuleb niisama. Tänapäeval on see hea asi, et online'is saab nagu kõike metsikult kasvatada. Kas me olime Istanbulis peol ja seal, ikka mina ei ole siis nagu tagasihoidlik oma sõnadega. Olid seal mingid Türgi mehed ja millega siis tegelete? Ja Anette ütles, ma olen treener. Ma olin nagu mingi, saad aru või? Ta on Eesti, ta on kogu Euroopa kõige parem Pilatese treener. Saad aru? Ta ei ole lihtsalt treener, vaid ta on kõige parem treener. Ja siis neil oli kohe esimene see, et kas ma saan, kas inglise keeles on? Siis ta ütles, ei ole. Siis ma ütlesin, hakka tegema inglise keeles. Et see on sinu praegu nõuanne. Sest me käime nii palju igal pool, mõtle, kui palju klientuuri sul oleks juba puhtalt nagu meie need. Pan seal igas selles hotellis selle mati lahti ja lähen sinna foyeesse ja et kes tuleb siis. Sa oled nii ilus naine, et nagu sa peaksid küll rahvusvaheliseks minema. Sul on täpselt sama võimalus. Me saame alati... Ma ei taha seda sama võimalust, ma tulen sinuga kaasa. Sa tahad lihtsalt ka trenni teha, jah? Okei, nali. Ma olen ka mõelnud selle peale, aga ma tunnen, et ma enda erialaselt, mul on välismaa kliente ka, aga ma ei tea, mulle kuidagi
minu nagu naised siin Eestis ja siis Eesti naised välismaal, keda on igal pool, noh, mul on Austraalias ka kliendid, on ju. Nad on kõik öelnud seda ühte sama asja, et noh, ega ma ei tea, tantra, teadlik seksuaalsus, hüpnoteraapia, eneseareng, terve internet on täna seda materjali täis. Muidugi. Aga see on nii suur boonus, kui sa saad seda kõike õppida oma emakeeles. Et sellel on ikkagi väga suur vahe, kas me teeme nagu teraapiat inglise keeles või teraapiat eesti keeles. Ja ma lihtsalt tunnen, et eesti keeles on minu valdkonnas konkreetselt minust kõige rohkem siin kasu. Muidu ma oleks juba ammu läinud võib-olla ära kuhugi. Sest siin sa oled suht ainukene, kes sellest räägib. No on teisi veel, aga võib-olla ma räägin kõige kõvem häälega, noh. Või kõige selgem häälega, ma ei tea. Tundub küll, sest mina olen ainult sind kuulnud. Ja, oled jah, aga sul ei ole seksiga probleeme ka, nii et sa ei ole abi otsinud. Aitäh, et sa seda avalikustad kõigile. No mis ma peaks ütlema, et sul on probleeme või? Sul on nagu otsa vaadates aru, et sul on hästi. No, mul on pilatuse taust ka. Ja nagu sa ütlesid, kõik läheb paremaks. See tänu sellele. Ega see mingi saladus ei ole, noh? Sul on võimalus praegu kasutada meie platvormi, suurepärast platvormi, Formastuudio platvormi. Kas sul on midagi veel öelda? Tahaksid sa midagi öelda Eesti naistele? Mille kohta? Lõpusõnad on? Nojah, näiteks. Kuna sa oled nagu selline väga teate, Laura on lihtsalt, mulle meeldib konkreetsed inimesed, konkreetsed naised, mul on väga vähe sõbrannasid, nagu tõesti vähe, mul on 3 sõbrannat ja siis mul on palju tuttavaid kõigiga, kellega ma suhtlen. Aga no see konkreetsuse level on lihtsalt nagu minu maitsele, ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi mingi ümbernurga jutud ja asjad. Jutt kiire, korralik, teeme ära, anname info inimestele edasi on ja räägime oma kogemused ära. Ja siis lähme sööma, noh. Ja siis lähme sööma, jah. No minu sõnum võib-olla oleks see, et kui sa oled naine, kes ei ole enda kehaga rahul, enda eluga rahul, enda mehega rahul, ma ei tea, enda sissetulekuga rahul, siis tule Formastuudiosse. Kõik läheb paremaks. Ja nii lihtne ongi. Ma olen no nõus, põhimõtteliselt ongi, noh. Ja ma olen nõus ja ma ei ole nõus sellest vaatest, et ma olen selle koha asutaja või omanik, vaid see on päriselt nii, kuidas ma elan, see on päriselt nii, kuidas Laura elab ja see, et on inimesed, kes jäävad siia pidama, tähendab seda, et sellest oli puudus. Ja mul on ülihea meel, et sa tulid täna nagu jagama, kui sõbranna, kui klient, kui lihtsalt inspireeriv naine. Mul on väga hea meel selle üle. Ikka tuleb lähiringkonnast alati alustada, on ju. No kes teine sind ikka kiidab, noh. Ja Laura väga hea kiitja. Ühesõnaga, ma väga tänan sind ja kuna nüüd me ei jõudnud sinu terviseks juua, siis... Nii nagu ikka. Ärme nüüd väga süvitsi lähed, muidu siin lõpus tulevad mingid halvad teemad. Pinged tulevad. Tuleb meie esimene tüli äkki kaamera ees. Kusjuures jah, me ei ole tülitsenud, aga meil on restoranis aega, kui me lõpetame tööpäeva. Me võtaksime sinu terviseks. Võib-olla siis ühe lööksime kokku, et sa tulid, et sa demonstreerisid seda rõngast ja võib-olla juba järgmine osa tuleb sellest, kus Laura Valk näitab, mida sellega kodus teha. Kodus? Mis kodus? Trennis ikka, see on trenni vahend. No jaa, aga sa võid ka näidata 3 harjutust, 3 põhilist asja, mida võiks teha. Ega sul tuleb kohe? Ega see ei ole siis minu valdkond, selleks sa pead ikka oma ema siia kutsuma. Ja. Ega kõik peavad panustama, ei ole, et ainult mina hakkan siin käima. Ema saab super hea sellise praegu sissejuhatused, kui te emaga tutvute siin podcasti vahendusel, siis te saate aru. Siis te saate aru, ega mina ei ole ainus, kes siin panustama peab, las teised käivad ka. No meil tuleb see 3, ma arvan, podcast ka ikkagi ära teha. Ilmselt tuleb. Teate mis või? Lõpusõnad tulevad nüüd. Nii. Kui mu käest alati küsitakse, kas te käisite seal, kas teil oli tore Anetega, siis ma ütlen, tead mis või? Meil on igal pool Anetega tore. No, me võiks ükskõik kus istuda. Me oleme metsas ka istun kahekesi mullivannis ja no nii tore oli. Ja mul on hea meel, et see podcast tuli, sellepärast, et ausalt öeldes nagu kõik need tunnid, kõik need minutid, kus kaamera ei filmi meid ja ei lindistata seda, mida me räägime, see on puhas majanduslik kahju. Minu terviseks. Raisatud aeg, Laura Valk, aitäh, et sa tulid.
Jätkame samas vaimus trennilainel. Laura Valgo Kõht saab update itud kogu aeg storydes ja kohtume Formo stuudios, on ju? Cheers! Aitäh, et kuulasite! Aitäh! kui oli see Sportlandi see kampaania, sõidab sealt mööda sealt Kristiinest ja mingi niimoodi, et ma olin mingi, nägid mu seda suurt plakatit ka või? Ta oli mingi, jaa, suht kahtlane oli. Ma olin mingi, aitäh. Nagu, vaata, see ei ole lihtne mehena, kui sa tutvud naisega, kellel pole mitte midagi, kes käib ülikoolis. Ma olin töötukassal ja siis järsku, mis juhtub ta on seina peal. 3 aastaga, ta on seina peal. Ja ta võtab sõna Ta võtab sõna koos Laura Valguga, kellest me kodus rääkisime. Saate aru? Meil salvestab, jah? Okei. Siis oleme millalgi nendega juba nagu sõbrannade faasis ikka ja siis ütleb, tead. Siis kui see raamat ikka tuli, siis ega meie vaatasime ka suriilse mehega koos ja ikkagi nagu arutasime seal, et nagu, mida sa seal arvasid. Ma mõtlesin, sa ei teadnud üldse must midagi ja siis millalgi ütleb mulle, ma ütlesin, et ma olin ikkagi teismelisena nagu küpsesin väga varakult, küpseks on ju. Ja ma tean, ma mäletan siit Instagramist, et ma mängisin siis barbidega alles, kui sa ma olin nagu hilisema arenguga kui Laura Valk. No sa oled must ikka noorem ka, noh. Ja 2 aastat selles suhtes, et jah, sina olid jah, ikkagi varem küps, et nii palju noorem ma sust ka ei ole, aga muidugi me olime kursis, ega mina tegin siis küll mitte sellises nagu suuruses, nagu ma täna teen neid asju, aga mul oli ikkagi tol hetkeks ju suht normaalne klientuur ja minu klientuur on siis oli 95% naised, täna on õnneks mehi rohkem. Aga mis sa arvad, et nagu minu käest ei küsitud, et mis sa arvad, vaata see Laura Valk on ja tead küll kohvrid ukse taha. Ja ma ütlen täiesti ausalt, minu aus vastus kõigil oli see, et ma ütlen täiesti ausalt, mul on täiesti ükskõik sellest, mida ta räägib. Minu jaoks on lihtsalt see respekt, sa oled ennast kuhugile töötanud, sa oled kuhugile jõudnud ja sa oled edukas ja see on äge lihtsalt nagu. Ja kui on inimesi, keda see kõnetab ja keda see aitab, siis nagu võin isegi mütsi langetada.